Pannkoogipidu. 3. osa. Valli Vilu raamatu põhjal. Keeleke, kass, koer ja hobune otsustasid koos mängima hakata. Võiksime koos õues mängida, tekkis koeral mõte. Hüha, lähme ja vaatame, mida teha saab, toetas teda hobune. Oleks tore õhupalle täis puhuda, pakkus Keeleke. Keeleke puhus kärmelt oma kollase õhupalli täis. Kass püüdis sinist õhupalli täis puhuda. Tõmba nina kaudu hästi palju õhku sisse ja puhu siis pikalt suu kaudu välja. Nii läheb pall kiiremini õhku täis, õpetas Keeleke. Hobune oli vahepeal 2 rohelist õhupalli hästi suureks puhunud. Koera punane õhupall oli piklik. Äkki tõusis tuul ja viis õhupallid puu otsa. Ma katsun nad sealt nööripidi kätte saada, arvas Keel ja sirutas hästi kõrgele. Aga ma ei mäleta, mis värvi on kellegi õhupall. Äkki keegi saab mind aidata? Keeleke sai viimaks õhupallid kätte ja jagas sõpradele. Ainult üks, hobuse õhupall, läks vastu oksa pauguga lõhku. Lõbus seltskond suundus edasi garaaži poole. Seal seisid aiatraktor, mootorratas ja jalgratas. Mina paneksin traktori käima, tuli hobusele hea mõte. Siis pole mul vaja lehmale heinakoormat vedada. Proovisid sõbrad traktorit käivitada. Ei õnnestunud. Teeme kausi, paneme mootorisse bensiini ja proovime siis uuesti, pakkus Keeleke. Nad saidki traktori käima. Turtsus mootor. Võiksime ju proovida rattaga sõita, arvas kass. Pole bensiini vaja ja liigub hästi edasi. Aga ratas ei liikunud. Tagumine kumm oli tühi. Ma katsun täis puhuda, oli koer abiks. See oli raske töö. Pealegi tuli õhk sisinal kummist välja. Toome pumba, pakkus Keeleke lahendust. Kass ja koer pumpasid vaheldumisi. Varsti liikus ratas õues ringi. Paneme autole ka bensiini, siis saan mina õues ringi kihutada, pakkus Keeleke. Auto käivitus rõõmsalt ja kõik proovisid rooli keerata. Keeleke, on aeg tuppa tulla, kuulsid nad ema hõikavat. Hüha, oli tore päev, tänas hobune viisakalt. Minule meeldis õhupallidega lustida, ütles koer. Loodan, et saame tihti kokku, soovis kass. Keeleke lehvitas hobusele ja hobune kappas minema. Siis lehvitas ta koerale ja saba liputades kadus koer kuudi taha. Kass limpsis vurrud puhtaks ja lippas naaber õue. Keeleke vaatas, kuidas päike loojub. Ilus päev hakkas läbi saama. Aeg oli minna oma majja puhkama. Ta pesi hoolega hambad puhtaks. Loputas suu ja läks magama. Uni annab palju jõudu. Jõudu on Keelekesele vaja iga päev, et rääkida, süüa ja mängida.